Võrgustikud. Storybookis on kokku siis 6 võrgustikku, nendest 3 on tänaseks valmis. Ja alustame siis vaatamist, et mida need võrgustikud annavad ja miks nad on siis ainulaadsed. Ma võtsin lihtsalt meelde tuletuseks ette siis sellise härrasmehe nagu Lauri Hansberg, et anda teile teada uuesti, et kui on selline punane mask ees, et siis on tegemist variisikuga. Et Lauri Hansbergil siis 293 aktiivset seost. Tema ärivõrgustikku ma ei hakka lahti tegema, sellepärast et see on lihtsalt nii massiivne, et me ei saa sellest aru. Et suurte võrgustike puhul siis nipiks teile, et kui on väga massiivsed võrgustikud, võtke lahti kronoloogia ehk juhi CV. Et siit te saate siis ettevõtte kaupa vaadata, mis seisus siis konkreetselt firmad täpsemalt on. Ning ka siis ärikeeld. Et ärikeelu märk on siis selline, et juhatuse liige saab olla juhatuses isegi siis, kui tal on ärikeeld. Nii, aga mida siis võrgustike lehed näitavad meile? Siin üleval siis võrgustikud on täpsemalt ja on siis nagu mainitud 6 võrgustikku, millest valmis on siis äriseose kasusaajad ning kinnisvarad. Hakkame siis otsast arutama. Võtsin sellise firma nagu FFC Eesti OÜ, mis tänaseks on küll pankrotis, aga võrgustikelt me saame nii mõndagi põnevat teada. Võrgustikud siis on eelviimane täeb ja avaneb teile siis selline ülevaade. Et FFC Eesti juhatuse liikmeks Martin Krupp, kes on siis pankrotihaldur ja Heigo Pruuli. Need katkendlikud jooned on siis endised seosed, ehk saate siis üle vaadata, kes on varasemalt selles ettevõttes olnud. Ja nagu on näha, siis üldfoon on punane. Siin võrgustikes on väga mugav ka klikkida vaata profiili peale. Et siis te saate teada, kui palju siis on ettevõtte kogu võlg, prognooskäive, vaba krediit ning samamoodi ka siis juhatuse liikme oma. Et vaata profiili ja siin on näha siis krediidiskoorid ja kogu võlad. Nii. FFC ärivõrgustik ei tundu küll midagi väga erilist olevat, et siit saate ka muidugi ka ajaloolisi seoseid välja üritada ja tagasi sisse. Küll aga on üks hästi eriline võrgustik, milleks on siis kasusaajad. Et kasusaajate võrgustiku siis me tegime siin Eesti suurettevõtete pankade tellimusel ja toob ta siis otseselt välja teile, kes on see tegelik eraisik ehk kasusaaja seal taga. Et tihtilugu on ju niimoodi, kus ühe ettevõtte omanikuks on teine ettevõte, siis on 3. ettevõte, 4. ettevõte ja nii edasi, kuni lõpuks seda eraisikud on seal taga väga keerukas üles leida. Me oleme selle siis ära lahendanud automaatikaga. Ja antud juhul siis FFC Eesti osaühing kuulub 100% sellisele usaldusühingule nagu Nevada United. Teile head vaatajad ka vihjaks, et selline ettevõtete ühinemine usaldusühingute MTÜ-dega on läinud hästi populaarseks. Kindlasti tasub oma klientidel selles osas silma peal hoida. Ja siia plussmärgi peale klikkides on siis mul võimalik laiendada. Ja antud juhul siis siin kasusaajate osas tuleb välja Groove Dream MTÜ ja Second C MTÜ. Et kui me vaatame, kui paljudest ettevõtetest ta siis osalusi omab, eks ole, et kui ma nüüd siit enne plussmärgi alt lahti, siis tegelikult see võrgustik läheb ülimassiivseks. Et selline ettevõtete omandamine on hästi populaarne just usaldusühingutele, kuna seal puudub juhatus. Et sealt kaudu inimesi taga ajada on päris keerukas. Ja siin ma võin teile lihtsalt näidata, kui pikk on see ettevõtete lina siis nii-öelda, et kõiki neid saab veel omakorda lahti teha siis plussmärkide pealt, et ma ei hakka seda siin muidugi tegema. Et väga head võrgustikud tuvastamaks, kas seal taga võib olla midagi korruptiivset või imelikku. Nii, edasi. Selline firma nagu SkySpeed osaühing. Teile jällegi vihjaks, et kui on sellised karnevalimaskid ja sellised jokerid mängus, siis on tegemist variisikutega, variisikute ettevõtetega. Ja nüüd, kui me oleme siin SkySpeed osaühingu lehel, siis võtame siit lahti võrgustikud ja esmalt avaneb kõige pealt siis äriseosed. Läheb pisut aega, et siin on päris palju neid seoseid. Ja tegelikult jällegi vihjeks, et hästi palju toimub viimasel ajal siis ühinemisi. Ja meie oleme siis ka ainsad täna, kes näitavad siis ettevõtete ühinemisi. Ehk on näha, et kõik need hallid ettevõtted on tänaseks siis kustutatud, ehk nad on ühinenud sellise firmaga nagu SkySpeed osaühing. Ja seal siis see Marek Leenurm, et sellist ärimudelit ajab siis meesterahvas, et ühendab siis probleemseid ettevõtteid enda ettevõtte alla ja niimoodi siis need endised juhatuse liikmed tegelikult siit tagant ka päevapealt nii-öelda kaavad. Et see on jälle üks asi, millele siis kindlasti tähelepanu tasub pöörata.
Nüüd siis üks võrgustikest on kinnisvarad. Et kinnisvarad on siis 3. Ja kinnisvaravõrgustik näete siin siis elamumaa, maatulundusmaa ja ärimaa ja saate neid siis lahti klikkida, et tulevad nad siin siis järjest. See on hetkel visuaal on meil veel arendusesse, aga peatselt saab samasuguse visuaali nagu teised võrgustikud. Tulekul on siis töötajate võrgustik, kohtulahendid, riigihanked ja toetused. Üks väike vahelepõige veel, et riigisektor. Meie käest on palju küsitud siis riikliku taustaga isikuid, et kas neid on ka võimalik võrgustikesse panna. Jah, on küll, et me tegeleme sellega täna. Et Eesti Energia AS-i kasusaajad siis on Rahandusministeerium ja siia me toome siis täpsemalt võrgustiku välja siis ka need riikliku taustaga isikud. Et see on meil hetkel arenduses käimas, peatselt on ka valmis. Nii, ja võrgustikest siis jah, tõepoolest nii palju, et töötajate võrgustik hakkab välja tooma siis hetkel avaliku sektorit ehk et kui teid huvitab näiteks, et kes on Tallinna linnavalitsuses palgal, siis siit saate teada, kes need isikud on ja kui palju nad palka saavad näiteks. Kohtulahendite võrgustik hakkab siis välja tooma neid osapooli seal kohtulahendites ning riigihankide toetused, et kas näiteks hanke korraldaja ja hanke võitja on mingit pidi oma vahelises seoses. Niisiis, sellised väga vahvad võrgustikud meil, kindlasti kasutage ja andke tagasisidet, et kuidas te rahule jäite. Aitäh teile!